Aga väga erandlik on ka meie järgmise loo peategelane. Öeldakse, et mehed jäävad igavesti poisikesteks, aga kes iganes selle lause välja mõtles, ei pidanud ilmselt silmas päris seda. See on Andro. Ta on 20-aastane Tallinna noormees, kes õpib ülikoolis teisel kursusel ajalugu. Ajaloo hõngu võib tunda ka Andro Mustamäe kodus, kus ta hoiab oma mahukat militaaresemete kollektsiooni. Aga põhiliselt saksa päritolu sõjaatribuutika kogumise kõrval on Androl ka üks väga ebamatšolik hobi. Tema nimi on Twilight Sparkle, maakeeli siis midagi videviku sätenduse laadset. Ja ta on mingis mõttes minu enda sarnane, sest ta on ka selline introvert ja talle meeldib lugeda ja niimoodi. See lilla ükssarvik on tegelane peamiselt 5–10-aastastele tüdrukutele suunatud animasarjast My Little Pony, mille andunud fänn Andro on. Ma ei oskagi otseselt suurepäraselt seletada, et mis mulle selle juures nii imponeerib, aga ma lihtsalt tunnen iga rakuga oma kehas, et see mulle väga meeldib. Ja uskuge või mitte, Andro pole kaugeltki mitte ainus täisealine mees, kes 6 pisikese poni seiklustele tulihingeliselt kaasa elab. Alates 2010. aasta oktoobrist, kui My Little Pony seeria uus versioon Ameerika Ühendriikides teleekraanile jõudis, on mehiste ponifännide hulk lakkamatu hooga kasvanud. Tuhandeid mehi paeluval fenomenil on tänaseks päevaks ka oma nimi. Täisealist meessoost ponifänni kutsutakse browniks. Brownie on kombinatsioon inglisekeelsetest sõnadest bro ja pony ehk siis vend ja poni. Popkultuuri eksperdi Tõnis Kahu sõnul pole olukord, kus algselt ühele sihtgrupile suunatud toode hoopis teistsugusele ja ootamatule kontingendile meeldima hakkab, üldse nii ebatavaline. Kui ajaloost otsida, siis muidugi see teletupsude fännamine kuskil vist 90-ndate lõpus, mis levis. Seal oli ühest küljest konkreetsed põhjused, et suur osa noortest saabus klubidest ja olid ka veel tajutavas narkouimas, mul oli see come down protsess ja siis nad said sellise laliseva lapseliku maailmaga nii-öelda hoopis teise suhte, kui nad oleksid muidu saanud. Millist poninänni sul endal kodus leidub? Mul on neid mänguasju paar tükki siin, mida ma hoian lihtsalt dekoratsioonidena oma arvutimonitori ees. Siis mul on siin seina peal üks poster ja selline vahva polyestertekk on mul ka. Lisaks multifilmi vaatamisele ja fänninänni kogumisele on ühe õige entusiasti tunnuseks oma lemmikutest inspireeritud kunstiviljelemine, mida hiljem teistega internetiavarustes jagada saab. Ka Andro on agar ponikunstnik. Siin on mul sellised päris algelised sketšid, kui ma päris alguses üritasin üldse ponisid joonistama hakata, et mõned on siin mõne teise pealt maa joonistatud või mis iganes, mõned on sellised eksperimendid. Siin on sellist veidikene värskemat kraami. See on nüüd mina ise ponina. Ponifitseeritud variant jah, minust enesest. Ja siis siin on selline Ida-Saksa poni ka kenasti näha. Ja veidikene satiiri teemal, kuidas joonistada poni. Oma joonistusi postitab Andro aeg-ajalt erinevatesse My Little Pony teemalistesse veebikeskkondadesse, kus tuhanded meessoost ponifännid üle maailma omavahel igapäevaselt suhtlevad. Põhiliselt käib selline, et postitatakse pilte ja arutletakse nende üle, aga samas võib arutleda ka igast muude asjade üle. Näiteks on ette tulnud seda, et filosofeeritakse My Little Pony teemadel või üritatakse filosoofilisel tasandil ühe või teise episoodi sisu lahti seletada. Ja loomulikult tuleb ette ka seda, et arutletakse värskemate produktide ja mille iganes osas, mis sarjaga seoses välja on tulnud. Ponipalavik on jõudnud otsaga ka YouTube'i. Üheks populaarsemaks My Little Pony edasiarenduseks on kujunenud Hollywoodi filmitreilerite nii-öelda ponifitseerimine.
hobuseke kõneleb teada-tuntud Kasahstani ajakirjaniku Borati häälega. Samuti on Pop filmida ennast poninänni shoppingul, et hiljem oma osturetke teiste fännidega interneti vahendusel jagada. Kuidas aga suhtuvad noormeeste poniarmastusse kõrvaltvaatajad? See jaguneb ka loomulikult mitmesse kategooriasse, et ühtedel inimestel on see täiesti ükskõik. Teised mõtlevad, et kuni nad seda endamisi teevad, et siis andku minna ning osad lihtsalt täiesti vihkavad promisid. Ja reeglina kommenteeritakse umbes niimoodi, et te olete kõik lapsikud mehed ja teil on mõistus lapse tasemel või siis, et te kõik olete pedofiilid. Ja sa lükkad, eks ole, kõik need sellised negatiivsed sakised väited ümber. Lükkaksin küll meelde, kuigi see on muidugi vist igaühele teada, et suht koht igas sellises fännluses leidub ka selliseid päris kiiksuga tegelasi, kes oma fännindust väga valesti välja elavad. See on kahtlemata olemas, aga see on ülipisike vähemus. Esiteks selline fännamine, selline oma fännamise objektide kogumine on kindlasti kõigepealt omane lastele, aga ongi tähele pandud seda, et hiljem hakkab see iseloomustama just teatud eas mehi. Tegelikult on see vanus võib-olla isegi reeglina vanem, kusagil 30-40 aastat koguvad mehed, näiteks kas või plaate, milles ka ma ise olen süüdi mõnevõrra. Põhjuslik seda just mehed teevad on ka sotsiaalpsühholoogiliselt uuritud ja märgatud. Ka naised korjavad teatud asju, aga neil ei ole kunagi see nii obsessiivne ja nii pingeline. Aga kas see sinu enda arvates ei ole kummaline, et sa endale sellise hobi oled leidnud? Ma ei ütleks nii väga, sellepärast, et eks inimesed ole erinevad ning igaühel omad arvamused. Kui mina leian, et mulle see meeldib, siis miks ma ei võiks sellega tegeleda? Ja meestel on tihti peale iseloomustatakse neid fänne ka selliste nohikutena, et siis mõnevõrra lihtsustatult, aga ka mitte väga valesti võiks öelda, et need on inimesed, kes mõningate aspektidega päris elus hakkama ei saa. Näiteks suhted naistega või mingid muud aspektid, siis nad kontrollivad oma maailma sellisel viisil. Andro on kahtlemata inimene, kes ei karda olla eriline. Peale ponide fännamise kannab ta religioosse pühendumusega igapäevaselt ülikondi ja korjab Ida-Saksa ja 3. Reichi aegseid militaaresemeid. Mulle tõeliselt imponeerib enamike sõjaväevormide esteetika. See on lihtsalt selline paralleelne hobi. Hobid ei peagi alati omavahel ühtima, võibki kergelt selliseid vasturääkivusi asju olla. Miks sa soovitaksid inimestel My Little Pony seeriaga tutvust teha? Sest nagu nimi ütleb, sõprus on maagiline ja see sari ise on samuti maagiline. Kui suur hulk mehi on otsustanud fännata laste mänguasju ja maailmas on selle tõttu rohkem armastust ja vähem vägivalda, siis päeva lõpuks on ju kõik hästi.